Mm. tere, armas! tere, Stella. Nii imeline on sind jälle tunnetada ja näha ja võib-olla paljud inimesed, kes seda videot on sattunud vaatama, ei ole meie kummagagi tegelikult varasemalt kohtunud või isegi kuulnud või näinud. Et mis sa arvad, kui me alustaksime sellest, et mõne sõnaga jagaks, mis teemadega me armastame tegeleda või mis meie selline suund on olnud, et mina tean sind selle nurga alt, et sa oled mind väga palju aidanud ja ma olen sulle väga-väga tänulik selle eest. Et need rännakud, mida ma olen sinuga koos saanud kogeda, on olnud tõesti elumuutvad ja ma olen nii imetlenud seda sinu oskust niimoodi ruumi hoida, et on olnud tõesti ligipääs väga-väga-väga sügavatele kohtadele, kuhu ma ei tea, kas ma üksinda iseseisvalt oleksingi jõudnud, et kuigi ma olen väga palju aastaid väga paljude teemadega tegelenud, siis see sinu ruumi hoidmise oskus ja nagu hästi suur sisemine paindlikkus on mind tohutult inspireerinud. Ma olen nii tänulik, et sa tegid ettepaneku, et me võiksime ka avalikult midagi koos jagada, aga äkki sa tahaksid mõne sõnaga ise rääkida enda loost või enda kogemusest ja sellest, millega sa armastad tegeleda? Jaa, et vau, kõigepealt aitäh sulle selle tagasiside eest. Sinuga on samuti olnud alati rõõm neid rännakuid teha, sest et sa oled nii avatud kõigele ja sul see juhatus on nii selge, see info tuleb nii selgelt sulle ja sa tead ise ka tegelikult täpselt, mida sa vajad, nii et see rõõm on vastastikune. Aga nagu sa mainisid juba põgusalt, siis ma viin läbi rännakuid. Ma olen rännakupraktik olnud. Ma ei teagi, millal ma siis ütleme võib-olla ametlikult 9 aastat nüüd, aga alustasin juba natuke varem nendega. Või siis käisin koolitustel juba veidi varem. Ja viimastel aastatel on nüüd lisandunud veel üks selline võimas tööriist nagu compassion key ehk siis enesekaastunde kaudu selline sisemise lapse tervendamine, siserännak. Mis oli ka selline taevalik kingitus, aga millest paljud võib-olla ei tea siin Eestis veel. Aga et neid seansse ma siis teen ja loomulikult siis kombineerin neisse sisse kõiki muid selliseid killukesi, mida ma olen ise kuskilt kogenud ja mis mind on palju toetanud. No sul on ka endal perekond, et võib-olla sa tahad mõne sõnaga jagada selle kohta ka, et kui ja, sa nüüd tänast teemat puudutada, et siis võib-olla teadmisteks inimestele. jah, me elame oma perega Otepääl, mul on 2 väikest poega, 7-aastane ja peagi 5-ks saav poiss. Ja mehega ja perega siis elame koos siin Otepääl, Otepää külje all tegelikult. Ja eks see on sellepärast võib-olla oluline siin mainida või kuidagi sisse tuua, et eks need suhted on meil paljudel elus sellised kohad, mis on kas toonud palju väljakutseid ja võib-olla sellist ütleme, on toonud nagu üles teatud teemasid meie sees, mis vajavad lahendamist. Minul nii siis suhte teemas kui ka ema rollis, et ma ikka olen päris kõvasti saanud ragistada nende teemadega. Ja tõde on ju see, et ega need inimesed neid teemasid meie sisse ei pane, vaid nad lihtsalt vajutavad neid nuppe, mis Mm. meil on selleks, et me saaksime kohtuda nende osadega endast, mis me oleme ilusti sinna sisse ära matnud ja oleme teinud näo, et meil on kõik hästi. Mm. Aitäh sulle jagamast. Ma nagu imetlen seda ka, et väga paljud inimesed ei taha üldse nagu jagada selliseid sügavaid kohti, et täna meil oli mõttes, et räägime just nagu hirmu teemast ja piiride seadmisest. Et sellised kohad tavaliselt nii-öelda nagu välismaailma eest peidetakse ära ja öeldakse, et meil on kõik hästi, aga mulle ka väga meeldib see nagu hästi siiras ja avatud jagamine, et aitäh, et sa selle koha
oled nõus tooma, et see võib olla inspiratsiooniks lihtsalt paljudele, kes võib-olla ise maadlevad ja arvavad, et kõikidel on suhetes nii hästi ja kõikidel teistel on nii tore, mina olen üksinda, kes kuskil pusserdab nurgas, et Mhm. ma olen ise olnud terve elu tegelikult ka suhete teemades tohutus õppeprotsessis, et praegu, kui ma olen oma kaksikleegiga siis 2,5 aastat koos olnud, siis tema on aidanud kuidagi väga ilusasti need vanad tervendamata kohad nagu näidata, et mida saab veel nagu, et ma saaksin tulla lihtsalt lihtsusesse enda sisse tagasi. Nimetame seda tervenduseks või nimetame seda lõdvestuseks, et ükskõik mida pidi seda nimetada, et tegelikult on võimalik väga keerulistest mustritest ka tulla kergusesse, et see on minu kogemus ka olnud ja ma loodan, et sellest tänasest jagamisest me saame ehk nii omavahel kui ka teistele inimestele jagada võib-olla midagi sellist ka, mida nad saavad praktiliselt kasutada ja nagu minna selle teemaga rohkem süvitsi. Et ükskõik, mis suhted on need partneriga või vanematega või ükskõik, need perekonnateemad on olnud nii sussa-mussa kuidagi hästi peidus tavaliselt inimestel. Et tihtipeale on nii, et näiteks seda, mis toimub ühes perekonnas, isegi tädid ja onud ja vanaemad ja üldse ei olegi teadlikud. Et mina usun väga sügavalt sellesse, et tõde on hästi vabastav. Et Mhm. mina olen ka rännakuprotsesse teinud aastast 2012 alates, mis on siis praegu 13 aastat umbes. Ja see on mind nii palju aidanud, tohutult palju, et ma ise ei ole küll ametlikult rännakupraktik, aga need teadmised ja reiki ja teemanttervendus ja kõik asjad, mida ma olen ise õppinud ja jaganud ja neid kombineerides ma olen ka saanud näha inimeste eludes tohutult suuri muutusi ja edasiliikumisi, nii et mul on väga hea tunne selle tänase kogemuse suhtes, et mida sa ise tunnetad või koged praegu, et mis on see, kui inimene nüüd vaatab, kes ei ole võib-olla kunagi nende teemadega üldse kokku puutunud, et mis on need esimesed asjad, mida võiks üleüldse nagu vaadelda enda elus, et mis on see koht, kuidas me saame aru, et vot siit oleks vaja ennast aidata? Mhm. No eks see on erinev ilmselt erinevatel inimestel, aga kui valdav on selline tunne, et on rahulolematus, raskus või terviseprobleemid, mis ei taha ära minna, et siis see on hea koht, kus vaadata. Lapsed on alati head peeglid meile, et see tuntud tõde on ju, et me arvame, et meie kasvatame lapsi, tegelikult on nemad tulnud meid kasvatama. Ja see ei ole alati üldse lihtne. Mul on mõne teemaga ikka nagu väga-väga raske olnud ja ongi niimoodi, et istud köögipõrandal maas ja siis lihtsalt oledki nii alistunud, et palun abi et mina enam ei oska. Ja tavaliselt siis see abi tuleb ka, eks, et võib-olla keegi, kes täna kuulab, on mõne abipalve välja saatnud ja saab siit mõne mõtte, mis teda kuidagi edasi aitab. Mm. Ja selle kohta, mis sa ütlesid, et vahel teised inimesed ei teagi, mis meil üldse toimub ja tundub, et ja samal ajal tundub, et kõigil teistel on nagu kõik hästi. Et see on ka sageli lapsepõlvest kaasa võetud muster. Ma olen seda hästi palju oma klientide pealt ka näinud, et ongi see, et väljapoole ei räägita, sest siis ei olnud kombeks, et võib-olla sa oled lugenud või keegi, kes kuulab, on lugenud sellist raamatut nagu Jõehobu elutoas. Et siis see raamat räägibki väga ilusti sellest, et meil on siin probleem, aga sellest ei räägita. Kõik teavad, et see jõehobu on siin, aga keegi ei räägi sellest. Ja niimoodi jäävadki inimesed hästi üksi oma teemadega ja kes lapsena on midagi sellist kogenud, et peres oli kas vägivald või mis tahes muud probleemid. Et siis jäädigi üksi sellega ja siis ongi see baas nii-öelda ellu kaasa võetud, et aga keegi ei saagi aidata ja ma olengi üksi nende asjadega. Mina olen ka võib-olla mitte otseselt sel põhjusel, aga olen väga palju pidanud tegelema sellega,
et julgeda abi küsida või tunnistada, et mina ka vajan abi ja lõpetada selle näo tegemine, et mul on kõik hästi. Mm. et isegi noh, nüüd ma mõtlen niimoodi, et eriti olles ju rännakupraktik ja siis justkui kõik eeldavad, et sul ju peaks kõik siis hästi olema. et see on võib-olla nagu eriti olnud selline koht, kus nagu ei taha nagu öelda ju, et kuidas ma siis saan teisi aidata, kui mul endal on nagu mingid teemad. mina usun seda, et me saame teisi aidata ka siis, kui meil endal on mingid teemad õhus ja võib-olla just see nagu loobki sellist kaastunnet ja mõistmist ja iga ütleme, ma olengi ju praktik, ma ei nimeta ennast terapeudiks, ma olen rännakupraktik, see tähendab, et ma ise praktiseerin, mida sa teed, ma ise praktiseerin seda, mida ma justkui siis õpetan või toetan. et mina ei ole see, kes kedagi korda teeb, vaid ma lihtsalt näitan, et niimoodi saab ka neid teemasid vaadata ja aitan vaadata nagu neid kohti. ja kui nagu on meil siin inimesi, kes vaatavad ja on teiste toetajad, et siis ma tahan lihtsalt seda öelda või ka teistele inimestele, et sinuga ei ole mitte midagi valesti, kui sul kõik eluvaldkonnad ei ole parajasti ära lahendatud 100% ja täiuslikult ja isegi kui mõni valdkond täielikult lonkab, siis sinuga ei ole mitte midagi valesti. see ei tähenda mitte midagi sinu kohta. Jaa, ma olen sinuga nii 100% nõus, et see ei ole ainult rännaku, see on ka näiteks reik, et kes õpib reiki meistriks, et aitab teistel ka tulla suuremasse terviklikkusesse või mediteerimist või me oleme ikkagi inimesed ja enamasti ju me satumegi või elu suunabki neid inimesi selliseid teemasid õppima, kellel on endal seda esiteks vaja ja see elukogemus ju annab tegelikult just selle suure üksteise mõistmise, et ma saan sinust aru, kus kohas sa oled, sest ma olen ise need kohad läbi kolistanud juba. Ja seda, et keegi on kuskil valmis ja siis hakkab teisi aitama, sellesse ma absoluutselt ei usu. Et selline asi üldse võimalik on, mina ei ole ühtegi inimest näinud, et midagi ikkagi kuskil on sellist, et isegi kui me räägime suurtest gurudest üle maailma või mis iganes, et minu isiklik uskumus on ka selles, et ei ole vaja otsida täiust, vaid kui sul on natukenegi midagi, mida teistega jagada, siis seda võib alati teha. Et selline, et see on väga hea, et sa selle koha välja tõid, et mina ka väga julgustan inimesi regulaarselt käima kas teraapiates, massaažis või ennast toetama, aitama, ükskõik kuivõrd nii-öelda arenenud me oleme või ükskõik kuhu kohta me elus oleme välja jõudnud. Et see on suur kingitus, et me saame üksteist toetada. Eesti on muidugi täiesti super koht selle jaoks, et pool aega, kui ma elan Sri Lankal, siis ma näen seda, et sealne kultuur ja süsteem ei ole veel absoluutselt selles kohaski, et seal oleks sellised tervendajad, nagu siin on Eestis väga-väga palju, et seal käiakse küll munkade juures, aga eks need mungad on ka vahetevahel sellised veel võib-olla ei tea, kas nad tahavad päriselt ikkagi mungad olla või ühesõnaga seal on mingid omad süsteemid ja asjad. Et mitte otsida teistest täiust ja mitte ma usun, et see on ka hea mõte, et mitte nagu kritiseerida, kelle juurde me läheme, et me igaühelt saame midagi õppida ja saame näha, et ka nemad on inimesed ja ka nemad õpivad ja arenevad, et see annab sellise palju turvalisema tunde minu arust, mitte see, et kuskil on täiuslikud, kellelt ma pean õppima, ma ise ei oska, vaid see, et me oleme üks suur meeskond, üks valguse meeskond ja kõik panustavad nii, nagu nad oskavad. Ja kui ei ole tunnet kuhugi minna, siis ära mine ja kui on tunne, siis mine, et mitte ka survestada selle järgi, et oo, et tal on nii palju diplomeid ja nii palju, ma ei tea, mida iganes, järgijaid või mis iganes, et see ei ole tegelikult näitaja, et me tunneme oma südame järgi ära selle, kellega meil on hingemissioon koos seda kohta lahendada, vaadata, tunnetada, koos kasvada, et mul on endal oma õpilaste või klientide või kuidas seda nüüd nimetada, ikka kaasloojate seas on väga-väga võimsaid ja väga imelisi inimesi
ja, ja mul on ausalt öeldes hea meel näha, kui nad lähevad mingis teemas palju edukamalt ja nad saavutavad või oskavad või suudavad ka neid asju, mida mina alles õpin, et see on nagu normaalne. Et see, et keegi on terapeut, ei tähenda, et me oleme kuidagi ülevalval, vaid me olemegi üks meeskond. Mhm. Aga aga selle meeskonna teema, nagu jätkuks ma küsiks, et kas sinul on tunne oma perekonnas, et te olete üks meeskond oma, partneriga ja oma perega? See ilmselt oleneb parajasti kontekstist. Jah, ilmselt on hetki, kus me oleme rohkem meeskond olnud, on hetki, kus me oleme vähem meeskond olnud. Ja ma arvan, et me teadsime algusest peale või vähemasti mina enda eest, ma saan ju ainult enda eest praegu rääkida, et ma teadsin algusest peale, me saime suhte alguses esimese lapse, me olime olnud vist koos no ikka 1,5 aastat võib-olla, aga see laps siis juba sündis, on ju. Siis, kui me olime 1,5 aastat olnud koos umbes. Ja ma teadsin ju algusest peale seda, et kõige olulisem olen mina ise, teisel kohal on suhe ja siis kolmandal kohal alles tuleb laps. Aga seda ikka oli tõeliselt raske praktikasse panna. Ja ma arvan, et see on selline koht, kus paljud pered on takerdunud, sest et lapse eest on ju vaja hoolitseda ja kui sa oled ise veel väsinud ka ja seda enda aega on nii vähe, et kuidas siis veel selle paarisuhte jaoks leida, et ma arvan, mina vist hakkasin, ma teadsin seda õiget järjekorda, aga kindlasti mina olin see, kes pani esikohale lapse. Siis ma püüdsin hakata suhet nii-öelda tagasi järjele aitama. Ja siis ühel hetkel palju-palju hiljem ma sain aru, et ma peaksin vist tegelikult hoopis endast alustama, et ennast tagasi võtta või leida ennast nagu uuesti ülesse. Ja sellepärast on meil see teekond sihuke, on siin olnud neid konaarusi ja käänakkuid igasuguseid, aga ja kõik muud eluteemad ka, mis näiteks siia maale kolimisega kaasa tulid, mis tohutut stressi tekitasid, et vahepeal ma lihtsalt olin uhke selle üle, et me oleme ikka veel koos. Sest et väga paljud paarid ju lähevad lahku ja sellega ei ole ka midagi valesti. Eks kui see on parim lahendus sellel hetkel, aga et jah. Aga kui sa tahad seda küsimust kuidagi täpsustada, siis ma oskan võib-olla täpsemalt vastata. Jaa, ma tahakski nagu täpsemalt küsida, et mis kohtades sa tundsid, et te lähete sellest nagu ühise meeskonna tundest välja ja mida sa siis ette võtsid, et puhtpraktiliselt, et mis need, ütleme siis sinu trigger'id olid või kui sa tahad jagada mingeid selliseid põhiteemasid? Mhm. Muidugi hästi üldiselt öeldes või ülevaatlikult, ma arvan, et ma püüdsin hästi palju hakata seda välist mingil hetkel lahendama ka, et rääkida ja teha mingeid kokkuleppeid ja nii edasi. Ja ühel hetkel ma sain aru, et see ei vii tegelikult kuhugi. Et ma pean või mitte, et ma ei pea, aga ma sain aru, et minu enda sees on need vastused justkui olemas, et ma pean need vastused enda seest leidma, ma pean selle, mida ma otsin väljaspoolt, leidma enda seest. Ja kui mingi hetk ma püüdsin hästi palju läbi rääkimise kõiki neid teemasid lahendada. Ja ma siin nagu ei pane ühtegi viisi nagu õigeks või valeks või et või ei süüdista mitte kedagi ja nii edasi, vaid lihtsalt ma sain aru, et kõige paremad lahendused tulevad siis, kui ma enda sisse vaatan ja sellega tööd teen, kuigi nii palju kergem oleks nagu väliselt neid lahendusi otsida, et see on see, mida me oleme harjunud tegema, väljaspoolt neid lahendusi otsima.
okei, aga kui sa praegu vaatad tagasi, mida sa oma mineviku minale soovitaksid selles olukorras, kus sa sattusid sellesse olukorda, mis sa praegu nagu nüüd, kui sa juba oled selle elukogemuse võrra nii palju rikkam, et mida sa praegu endale ütleksid, et selline olukord, mida teha, kuidas? Mhm. Um, see on raske on sellist nõu anda, võib-olla nagu mõte olekski see, et ma andsin endast parima nende oskustega, mis mul olid, sellega ei olnud mitte midagi valesti. Ja täna ma tean, et läbi kaastunde ma saan hästi palju teemasid ära lahendada ja läbi oma emotsioonide lubamise, et olles rännakupraktik ja mida sa ilmselt ise ka tead, et rännakus me ju hästi palju nagu lubame oma neid emotsioone, ka neid kõige ebameeldivamaid. Ja selles on hästi suur väärtus ja samal ajal on ka oluline meeles pidada, et me ei jääks nagu ainult nende negatiivsete tunnete tundmise juurde, sest et vahel on niimoodi, et need tunded, mis meil on, mida me oleme harjunud tundma, mis on mugavad meile, et nendest on justkui saanud meie identiteet ja kuigi me ei taha tunda, vahel näiteks ei taha ju kurb olla või vihane olla, aga kui sa hästi tähelepanelikult sellel hetkel vaatad, siis on üks väike osa sinust, kes ütleb, et jess, mul oli õigus, et nii hea, et ma saan nüüd jälle seda tunda, üks osa naudib selle tunde tundmist. Et see on nagu hästi väike ja hästi õrn nüanss, aga mida ma märkasin enda puhul, et kuigi see tunne oli vastik, võib-olla kui mingi suhteteemad olid, et siis teine osa nagu oli, et jah, ma ju teadsin seda, see nagu ego meel, kes siis ütleb, et sul oli õigus, sest et egole meeldib, kui tal on õigus ja siis on hea neid tundeid endale lubada, sest need on tuttavad ja turvalised. aga et teine aspekt, mis me rännakus teeme, on see, et me loome nagu ka selle uue pildi, uue kuvandi kas iseendast või elust või oma ellu suhtumisest. Kas et sa siis tegid ise endale rännakut, hoidsid enda tunnetele ruumi, et seda kohta sügavamalt vaadata või mind huvitab see nagu praktiline protsess, kuidas sa selle lahendini jõudsid endas? okei, siis võib-olla see suhteteema ei ole nii võib-olla hea kontekst, millest mina saan jagada, aga iga inimene saab seal oma need mõtted, mis ma siis jagan, panna kas siis suhte konteksti või mis iganes. Minu jaoks oli üks keerulisemaid aastaid mõned aastad tagasi, kui meil olid hästi suured hirmud õhus, mis ei olnud mu suhtega seotud, vaid olid seotud selle üleüldise teemaga, mis meil siin maailmas toimub, hästi palju teadmatust poliitiliselt, keskkonna mõttes. Neid teemasid on veel, on hästi palju sellist teadmatust ja hirmu, mis saama hakkab ja ühel hetkel mul tulid hästi tugevalt need hirmud ülesse. Ja olles siis väikeste laste ema, oli see veel ekstra stressirohke minu jaoks, selline ekstra valus. Ja siis ma võingi selle näite tuua, et ma käisin paar nädalat ringi sellise ärevusega enda sees, ehk siis mu keha andis märku, et midagi on lõpuni protsessimata. ja ühel hetkel ma sain aru, et ma ei jaksa enam ärevusega ringi käia, ma lihtsalt istusin maha köögipliidi ette, vaatasin, et okei, mis siin siis on ja lihtsalt tunnetasin, mis siin kehas kohal on ja lubasin endal märgata, saada teadlikuks, mis see on, mida ma tegelikult kardan, sest et muidu me käime ringi selle pealmise tundekihi juures justkui ja ei vaata, mis seal all tegelikult on. Sest see tundub hirmutav ja siis ma istusin maha ja vaatasin, mis seal on, nii kaua, kuni ma lõpuks jõudsin abitusse, sest et ma isegi päriselt ei teadnud, mis see täpselt on, mida ma kardan, sest et ma ei osanud isegi selleks valmistuda, ma ei teadnud täpselt, mis võib juhtuda, aga mul oli see tunne, et midagi kohutavat võib nüüd kohe varsti juhtuda. ja ma pidin otsa vaatama oma abituse tundele, kui ma peaksin nägema oma lapsi näiteks kannatamas. ja siis ma hoidsin sellele
ruumi või ütleme niimoodi, et ma nagu lubasin sellel tundel olla ja järgmine samm, mis ma tegin, oli see, et ma hakkasin sellest rääkima inimestega. Et ma ei jäänud sellega üksi, sest alguses mulle tundus, et ma ei saa sellest isegi kellegiga rääkida, sest et ma ei taha teisi inimesi nagu ka selle hirmu sisse tõmmata. Ja õnneks mul oli selline tore rännakupraktikute kogukond, kus ma sain rääkida ja sain peegeldusi ja vaatasin, et okei, et teised ei läinudki sellisesse paanikasse, nagu mina olen ja et see tervenemine ei saa toimuda üksinduses, kui me jääme üksinda, nagu me alustasime seda vestlust, et meil on vaja jagada ja olla nähtud. Ja nähtud olemine ongi see, mis saab tervendada seda osa meie sees, sest et ma taipasin ka seda, et need hirmud olid pärit lapsepõlvest või minu sellisest teismeeast, kui olid need jutud, et aastal 2000 tuleb maailma lõpp. Ja siis ma tohutult kartsin seda ja olin 13 vist, midagi sellist, arvutasin, et okei, et 3 aastat saan veel elada. 16, see ei olegi nii hull, mingid sellised ja tunded ja ma ei rääkinud sellest kellegagi, mul ei olnud nagu, ma ei tulnud isegi selle peale, et kellegagi rääkida sellest. Ja siis kuna ma selle abipalve tollel hetkel ka saatsin välja, et nagu ei saa sellega üksi hakkama, mul on abi vaja, siis selle peale tuli mu ellu see compassion key ja selle kaudu ma olen hästi palju õppinud, et ka iseendale ruumi hoidmine tähendabki seda, et ma olen iseendale, iseenda eest nähtav. Et ma annan kaastunnet iseendale, et mul on nii kahju, et sa kardad, aga see on justkui selline teadlikum või kõrgem mina, kes seda kaastunnet annab. Ja ma nimetan kõik need asjad, mida ta kardab, mida ta minevikus kartis, mida ta võib tulevikus karta. Kõik asjad, mida me kardame, on tegelikult midagi, mis kunagi on juhtunud, kas meie endaga, esivanematega või meie eelmistes eludes. Et ego tavaliselt ei suuda välja mõelda midagi sellist, mis oleks täiesti uus ja hirm on alati egopõhine. Ehk siis ma andsingi siis näiteks kaastunnet endale selle eest, et mul on nii kahju, et sa pidid nägema oma lapsi kannatamas, sest tõenäoliselt võis mu esivanemate liinis olla selliseid juhtumeid või mu enda varasemates eludes. Ja kõige sellest, mida ma kartsin, hakkasin kaastunnet ka andma ja see sai selle osa siis sellel osal nähtavale tulla. Ja see koht sai hakata tänu sellele tervenema. Sa hoidsid endale sellist armastuse ruumi, siis see oli üks teema, millega sa Irenega ka rääkisid väga ilusasti, et ma panen selle lingi ka enda Youtube'i videole alla, et kes tahab, vaadake seda intervjuud ka, see oli väga ilus, aga mind huvitabki see, et ütleme nii, et kui äkki mõni praktiline nõuanne, et keegi tunneb, et nii, mul on nüüd mingi täielik kabuhirm üles kerkinud mingi teemaga, ma ei julge kellegagi rääkida. Kust peale hakata, et mida sa soovitaksid? Et kuidas iseendale ruumi Ja hoida. endale ruumi hoida. Okei. No mina jõudsin selleni niimoodi, et mõtlesin, et mis tunne oleks, no me naistena ju sageli ootame, et mees on see, kes hoiab meile ruumi. Ja ma siis mõtlesin sellele, et öeldakse ju, et meie enda sees on kõik olemas, mida me vajame. Ja siis ma mõtlesin, et okei, mis tunne oleks, kui keegi teine hoiaks mulle ruumi, ükskõik kas siis mu mees või sõber või sõbranna või kes iganes see siis on, keda sa tahad ette kujutada. Ja siis panin nagu ennast sellesse rolli, kelles ma tahtsin kedagi teist näha. Ma ei tea, kas see on arusaadav, aga see on selline hästi nagu tundepõhine, selline tunne oli see minu jaoks, nagu ma hoiaksin endalt ümbert kinni. Ma reaalselt küll ei hoia endalt kinni, kui ma seda teen, aga ma tulen tähelepanuga hästi sellesse, mis mu siin kehas toimub, ehk siis see tähelepanu ongi nagu see embus või kallistus mu ümber ja ma ütlen jaa kõigele, nagu siin oleks meesenergia, kes siis saab seda ruumi hoida, juured hästi maas, hästi kindel, hästi vankumatu ja see, mis siin sees on, see võib möllata nii nagu ta tahab, et minu jaoks on see iseendale ruumi hoidmine. Väga ilus. Ja võib-olla sa jagad, võib-olla mõne inimese jaoks on see sõna ruumi hoidmine või väljend ka kuidagi uus,
et äkki sa selgitad mõne sõnaga seda ka, et mida see tähendab ja miks see vajalik on? Võib-olla seesama kõik, mis ma eelnevalt rääkisin ja see, et sa saadki olla see, kes sa oled, et sul on ruumi olla see, kes sa oled, võib-olla saab seda niimoodi öelda, et tihti me ei Julgus luba olla end jah, et julgus olla enda jaoks nähtaval ehk siis ja, midagi sellist. ja sest tihti me ei luba endal näha mingeid aspekte enda sees, sest et me arvame, et see tähendab midagi meie kohta. Et ükski asi, mida sa tunned, mitte ükski su käitumine, mitte ükski asi sinu sees või see, mis nagu välja paistab, ei tähenda mitte midagi sinu kohta. Et Et see see on ei lihtsalt, määratle sorry, et see ei määratle sinu väärtust, et see, mis sa koged, et see ei tee sind kuidagi vähemaks. ei, absoluutselt jah, et see, kes sa oled, on puhas ja puutumatu ja sa oled võtnud selle inimvormi, inimkuju, tulnud siia kogema seda inimeseks olemist. Ja siin ei ole seda täiuslikkust olemas, mida me otsime nii-öelda. Et see täiuslikkus ongi selles, et me aktsepteerime kõike endas ja kui sa enne mainisid neid gurusid, kelle juurde vahel inimesed lähevad, kui nad on ehedad gurud, siis nad ei ole kunagi lihtsalt need õndsad, rõõmsad, kogu aeg valguses, vaid need on, mina vähemalt usun seda, et tõelised gurud on need, kes on ehedad ja hästi mugavad kõigega, mis nad on, kõigi oma emotsioonidega. Sealt võib tullagi suur vihapurse näiteks välja. Noh, tõenäoliselt ta ei lähe seda kellegi peale elama, aga see ei tähenda, ei lähe seda kellegi peale välja elama, aga see ei tähenda, et ta ei tunneks seda viha. Et meil on nagu nii vale arusaam sellest, et kui sa oled valgustunud, et siis sa oled kogu aeg ainult rahus. Pigem on see rahu selles, et sa oled rahus iseendaga täpselt sellel hetkel sellisena, nagu sa oled, teades, et see ei tähenda mitte midagi sinu kohta. Jaa, mul tuleb meelde üks kunagi väga palju aastaid tagasi ühe ema tütar oli ka ühel seansil kaasas ja me võtsime kaarte ja ta võttis valgustatuse kaardi, siis ta vaatas seda ja ütles: see tähendab seda, et sa oled nagu oled, jah. Siis see minu jaoks oli nii ilus kokkuvõte, et see ongi see loomulikkus ja lõdvestus sellest, et ükskõik, mida me kogeme, see kõik on teretulnud, et see ei ole nagu, see ei ole keelatud. Ja see oli väga lahe, et sa selle näite tõid. Ma kuulasin suvel siin ühte podcasti, kus Peter Crone ütles, et kõige valgustunumad olendid maailmas on lapsed. Ja just sellepärast mind see kõnetas, et see ongi niimoodi, et neil ei ole ühtegi piirangut, et oma emotsioonide osas, enne kui me ei tekita neil neid piiranguid, et see on õige või see on vale. Et Mm. beebi lihtsalt, ta võib seal öö läbi röökida, tal on jumala suva, kas sina saad magada või ei saa magada, tema lihtsalt väljendab oma emotsiooni sellel hetkel, eks. Mm. Või need 2-3-aastased, kes noh, valimatult võivad ju ka ennast kuskil poepõrandal pikali visata, kui nad ei saa, mida nad tahavad. Või siis mingid löömised või sellised asjad, enne kui nad õpivad, et see ei ole lubatud. See käitumine muidugi ei olegi aktsepteeritav, kui me tahame ühiskonnas elada, aga nad lihtsalt väljendavad oma emotsiooni nii, nagu nad oskavad. Ja kui me räägime siis sellistest emotsioonidest, mis on keerulisemad või raskemad, et siis need emotsioonid ise ei ole valed, vaid meil on vaja õppida neid elutervemalt väljendama. Jaa, see on väga hea, et sa seda teemat tood just nimelt, et kui me kogeme neid raskeid kohti, et kuidas seda niimoodi väljendada, et me nii-öelda nagu ei sõida teiste ruumi sellega täie hooga sisse, aga samas saame ka tõde väljendada, et siit tuleb see piiride teema minu arust Mm -hmm. väga ilusti, et kas sa tahad natukene jagada enda seisukohta, et mida sina nende piiride seadmisena või tunnetamisena tajud? Mm -hmm. Mina märkasin ühel hetkel, et ma olin muutunud nagu väga vihaseks
et kui 10+ aastat tagasi ma tundsin, et ma ei oska üldse vihastada, siis ühel hetkel ma märkasin, et ma vihastan iga asja peale. ja ma isegi ei väljendanud seda võib-olla väga elutervelt, et ma täitsa kui mu pereliikmeid jäid ette, siis nad said selle oma kaela ka ja noh, see lihtsalt oli nii, ma käitusin selle teadlikkusega või andsin endast parima, nii nagu ma sellel hetkel oskasin. ja kui ma ütlen päris ausalt, siis ega ma praegu ka ei saa garanteerida, et ma alati super teadlikult suudan oma viha väljendada ja see on ka okei. aga kui ma suudan enamikel kordadel juba teha, siis see on päris hea. aga ma siis märkasingi seda, et ma olin päris vihane ja hakkasin lahendust otsima ja üks asi, mis ma tegin, oli see, et ma lihtsalt siis istusin jälle maha ja hakkasin vaatama, et okei, et miks ma vihane olen. Ma teoreetiliselt teadsin, et viha on seotud piiridega ja siis võib-olla mulle tunduski, et kuidagi et mul ei ole nagu neid oma ruumi piisavalt siin suhetes. võib-olla kõige rohkem ema rollis, eks, sest et lapsed väiksena nagu tahavad palju või neil on, ütleme, päris suured vajadused mõnikord ja kui ma vaatasin seda kohta, siis ma sain aru, et tegelikult ma olen ise oma piire kõige rohkem ületanud. ma olen arvanud, et ma pean kogu aeg olemas olema, ma pean kogu aeg kõigi teemasid lahendama ja ma ei tohi pause võtta või et ma ei saa neid võtta, sest mul ei ole selleks aega. ma pean kas lastevahelisi kaklusi lahendama või midagi kogu aeg nagu provide ima, kas süüa või puhtaid riideid või lihtsalt mängima nendega vahepeal, et neil ka oleks ühendus minuga ja nii edasi või siis tööd tegema, aga et seda minu enda aega justkui ei olnud, sest et seal olid mingid uskumused ja mõtted all, mis lõid seda reaalsust mulle. ja siis ma sain aru, et ongi vaja hakata vaatama, et kus ma ise olen oma piire ületanud ja võib-olla kõik, mis ma olen arvanud, et mis siis, kui see ei olegi tõde, et äkki ma saan oma neid pause võtta. ja see oli selline järk-järguline protsess. aga ma arvan, et tänaseks olen ma ikkagi nagu nii palju paremas kohas selle oma ruumi võtmisega, kui ma mõned aastad tagasi olin. et kasvõi see lihtsalt, et ma võtan aega, et raamatut lugeda ja küll see pesu triikimine võib oodata, mõni asi veel on kapis, mida saab selga panna või siis söömegi täna lihtsalt müslit ja ei teegi täna mitte midagi, näiteks on ju sellised kohad. ja siis, kui mina ise olen laetud, siis on kõigil parem olla. et see ongi seesama, millest me ka alustasime. et see mina peab kõige olulisem olema minu jaoks. see ei tähenda, et ma teisi ei väärtusta või nende vajadusi ei väärtusta, vaid ma enda omasid väärtustan natukene rohkem. aga kui sa tahad selle viha ja piiride kohta midagi täpsemalt küsida, et see on selline päris suur teema. Et kas ma saan siis õigesti aru, et sa saad aru, et piirid on ületatud või on nagu vastuseis, kui tekib vihatunne? Et see oli siin indikaator, mis näitas, et siin on midagi ületatud. Viha enamasti on jah indikaator sellest, et piir on ületatud, aga see ei tähenda, et kui sa vihane ei ole, et siis su piir ei ole ületatud, et see oleneb, kus su taluvuspiir võib-olla parajasti on, sest et minu taluvuspiir oli juba nii ületatud. Okei. Aga sa oled inimestega, klientidega koostöös ka näinud, et kuidas veel aru saada, et me oleme iseenda, võib-olla ei teagi, mis see piiride seadmine üldse on, et kui ma õigesti olen aru saanud, siis piirid tähendavad seda, et ma teen seda, mis mulle meeldib ja kui mulle ei meeldi, siis ma ei liigu sinna kohta. Et see on nagu see minu sisemine navigatsioonisüsteem, mis ütleb, mis on minuga kooskõlas ja mis ei ole, et kuidas sinu tunne on, et kuidas sina seda piiride ütleme, mõistet selgitaksid, et üleüldse, kui no mina sain mõned aastad tagasi aru, et mul ei olegi üldse sellist mõistetki veel olnud nagu piirid, sest et lapsepõlve mustrid õpetasid, et mul ei tohigi mingeid eelistusi eriti olla, sest muidu on mingid karistused platsis, et mismoodi sina seda selgitaksid, kui keegi ka avastab, millest te üldse räägite, nagu mis need piirid on?
üks küsimus, mida saab küsida endalt, et kas sa usud päriselt ka keha tasandil, et minu vajadused on olulised? kas see on lihtsalt teoreetiline teadmine või su Mm. elu peegeldab sulle seda, et minu vajadused on olulised? et see on nagu üks indikaator, kuidas saab sellest saab nagu märgata seda piiride teemat, Ja sest vajaduste all räägime selle koha ka võib-olla, et vajaduste all sa pead silmas, mis võiksid olla need vajadused, mida me peaksime teadvustama, võib-olla see on mõne jaoks ka täielik Hiina keel. okei, seal on ka erinevaid tasandeid, kas see söök, mida ma söön, vastab sellele, mida ma päriselt tahan või mida mu keha vajab. kas ma saan piisavalt magada? kas kas ma olen tähele pandud, sest see tähele pandud olemise vajadus on ka oluline, see ei ole midagi halba, et no see tähendab nagu seda, et inimesed nagu mulle olulised inimesed võib-olla märkavad mind või tunnustavad mind mõne sõnaga. võime terve selle Maslow püramiidi ette võtta, on ju, et see baasvajaduste püramiid, et kas seal on kõik täidetud ja samas ka selline teine tasand on selline hingevajadused, et üks asi on, et kas ma siin füüsilises kehas saan ellu jääda ja ennast hästi tunda või, või on mul mingid vist natuke jooksin kokku siin, aga et kas ühesõnaga need füüsilised vajadused ja siis on see hingevajadus, et kas ma tunnen rõõmu ärgates, kas ma Mm. lähen päevale optimistlikult vastu või ei lähe. kas kui ma näen oma pereliikmeid või oma sõpru, kas nad on kohustused, kas ma pean Mm. neid ära kuulama, kas ma pean kogu aeg nende jaoks olemas olema, kui nad minuga samas ruumis on või, või on nendega kohtumine kergus ja rõõm. sest et kes on kasvanud üles selle kogemusega, et minu piirid ei ole olulised või minu vajadused ei ole olulised, näiteks sellel põhjusel, et on füüsiliselt karistatud või emotsionaalne vägivald olnud või siis lihtsalt on ise tekitatud endale see tunne, et näiteks üks lapsevanematest või mõlemad ei saanud endaga emotsionaalselt hakkama ja siis see laps justkui muutus ise selleks ruumihoidjaks vanemale, mis juhtub kahjuks päris sageli. sest laps teeb seda selleks, et ennast ise seal peres võimalikult hästi tunda ja ta ei tunne ennast ju hästi, kui vanem ei saa endaga hakkama, siis ta püüab vanemat aidata selleks, et tal endal oleks hea, aga selle arvelt ta surub alla oma vajadused ja selle loovuse ja mängulisuse ja oma emotsioonid ja ma arvan, et miks ma ütlesingi seal 10+ aastat tagasi, et ma ei oska vihastada, ongi see, et mul ei olnud ka neid piire, täpselt nii nagu sina mainisid, et sul ei olnud neid piire ja ma sageli ei teadnudki, kes mina üldse olen. kui ma olin seal mingi 20 või mingis sellises vanuses, siis mul tuli ükskord mõte, et teeks sellise sünnipäevapeo, et kutsuks kõik sõbrad kokku. ja mul tuli selline hirm üles, sest ma mõtlesin, et appi ja siis ma ju ei tea, kuidas ma olema pean, sest et ma ju erinevates seltskondades käitusin erinevalt, võtsin selle rolli, mis mulle tundus, et on turvaline või sulandusin vastavalt nendele inimestele, et olla neile meele järele või aktsepteeritud. ja mõtle, nüüd kõik kokku tulevad, aga ma olen nagu siin olnud 5 erinevas rollis, sest et ma ei ole osanud mina ise olla või ma ei olegi teadnud, kes see mina olen. et siis see on ka üks märk piiride puudumisest, et ma usun, et see ei ole ainult mulle omane, vaid on kindlasti ka praegu mõni, kes meid vaatab, võib täpselt sedasama täiskasvanuna kogeda, et ta tahab oma seltskonnad lahus hoida, sellepärast et ta ei saa muidu ise vabalt olla selles Jah, rollis, mida ta on valinud siis vastavalt selles seltskonnas. absoluutselt nõus, et sa tõid siin nii palju minu arust imelisi näiteid, et võib-olla sina, kes sa igapäevaselt oled sellega tegelenud, sulle tundub normaalne, et sa kõik ju teavad seda, aga ma arvan, et see, et sa seda pikemalt jagad, on väga hea käivitus, et võib-olla mõni inimene vaatab, et issand, et kas kõik ei elagi nii, et inimesed ärkavad. näiteks ma arvan, et siin on mitmed inimesed, kes nendele tuleb üllatus, et ma võin hommikul ärgata rõõmsana oma elule vastu vaadates, et ütleme niimoodi, et
näiteks, mida ma tunnen praegu, vaata me enne ettevalmistuses tegime ka, et inimesed saavad nagu telepaatiliselt meile küsimusi saata, nende kõrgemad minad, et mul on tunne, et on tulnud kuulaja küsimus. okei. Küsimus on selline, et mida nüüd teha, et ärkab hommikul üles, ei ole hea olla. No lihtsalt vaatab elule, et see on valesti, see on halvasti, ma ei tea isegi, kust otsast peale hakata praegu. Otseselt nagu midagi valesti ei ole, katus on pea kohal, söök on laual, aga no ei ole seda elurõõmu, ei ole nagu seda minekut, et mida üldse peale hakata selles kohas. Mina hakkaks esimese asjana jälgima tundemustreid. Ehk siis, kui need erinevad valdkonnad elus, kõik on kuidagi viltu, ütleme niimoodi, et kas siis iga see olukord tekitab mingit sarnast tunnet või kui vaadata nüüd oma, ütleme näiteks, et 1 või 2 valdkonda elus on sellised, mis tekitavad raskust, et siis vaadata neid valdkondi oma minevikus, kas mul minevikus on olnud seal kergus või on läbi elu nendes valdkondades raskus olnud, et hakata neid mustreid märkama. Et ma arvan, et minu üks selline tugevus on, et ma oskan väga hästi neid mustreid märgata. Ja nagu selles Irenega vestluses ma ka ütlesin, ma absoluutselt igas olukorras, kus mul on väljakutse olnud, kui ma küsin, et okei, millal ma varem olen ennast niimoodi tundnud, ma jõuan alati tagasi lapsepõlve või teismeikka ja märkan, et okei, meil oli täpselt seesama teema seal. Et siis miks on oluline seda mustrit teadvustada, on see, et siis sa saad aru, et sellel ei ole tegelikult välise reaalsusega mitte midagi pistmist. Et see on miski, mis on minus endas, mis loob seda, mingi mõttemuster või mingi tundeenergia või sõltuvus mingist emotsioonist, mida ma siis tahan kogeda. See sõltuvus on täiesti alateadlik, ega keegi ju ei mõtle, et tõuseks täna üles ja oleks hullult vihane või hullult kurb. Me ei mõtle seda, aga see on nii tuttav või siis, et tuleb praegu selline teema siia sisse, et see tõrjutuse tunne, et ükskõik kuhu ma lähen, et siis ma tunnen ennast tõrjutuna või väljajäetuna või suhetes kordub seesama muster, kus mind tõrjutakse või siis ma pean ise tõrjuma selleks, et teine mind ei tõrjuks, et ma siis tõrjun esimesena, et siis on äkki vähem valus. Need on kõik sellised mustrid, mis me oleme kuskilt kaasa võtnud ja siin ei tasu ennast üldse süüdistada, vaid lihtsalt täiesti neutraalselt teadvustada, et okei, sellist mängu olen mänginud. Ja kui see ebamugavus on piisavalt suur, siis me hakkame otsima lahendusi, et äkki saaks seda mängu natuke teistmoodi mängida. Aga me tavaliselt ei tee seda enne, kui see ebamugavus läheb liiga suureks, sellepärast et meil on see identiteet üles ehitatud nendele mustritele, nendele tunnetele ja nagu ma enne ütlesin, egole meeldib, kui tal on õigus, ta tahab kinnitust oma uskumusele ja siis me otsime selliseid inimesi või tõmbame neid alateadlikult ligi, kus me saame sellesama kogemuse, selle kinnituse sellelt, näed, mehed ongi sead, näed, inimesi ei saagi usaldada, näed, mind tõrjutakse, näed, ma olengi vist väärtusetu, et me nagu otsime seda kinnitust kogu aeg nendele uskumustele. Ja sellepärast on teadlik olemine hästi oluline, et siis me saame jälgida, et okei, selline mõte tõenäoliselt käivitab seda, mis ma nüüd teha saan, et seda muuta. Et ikkagi taandub kõik uskumusele, mida ma olen kunagi endasse võtnud ja selle programmi järgi, mida ma olen ise hakanud uskuma, ükskõik, kas see on nii-öelda tõde või mitte, et see on minu jaoks olnud tõde, siis ma otsin sellele kinnitust maailmast ja see, millele ma kinnitust otsin, siis seda ma ka leian, et see on siis see sinu. Just, ja ma toon ühe näite, isikliku näite jälle, et mul oli selline periood elus päris pikki aastaid, kõik mu suhted ei olnud selline, aga oli selline hästi pikk periood, kus ma kogesin kogu aeg mahajäetust. Ja ma ei olnud sellest mustrist otseselt teadlik, ma isegi ei mõelnud, et noh, ja kuidagi jälle see juhtus, aga mingi periood ma pidasin sellist hommikupäevikut inspireerituna ühest raamatust ja
ja siis mingi hetk ma lõpetasin selle ja paar aastat hiljem ma leidsin jälle selle märkmiku ülesse ja vaatasin, mis ma siis kirjutanud olen sinna. Ja ilmselt oli mingi suhte teema õhus olnud või oli midagi valesti jälle läinud nii-öelda. Ja ma vaatasin appi, need on ju täpselt samad mõtted, mida ma praegu mõtlen, et lihtsalt nimi on teine. Ja siis ma sain nagu puuga pähe, et okei, siin peab nagu asi ikkagi minus olema. Sest mis me suhetes sageli teeme, et kui me leiame selle inimese, kellel ei ole potentsiaali meile haiget teha, kui meil on see haiget saamise muster seal all, siis meile tundub tohutult igav, meil ei teki tõmmet selle inimesega justkui. Näiteks kui su vanemad on sulle haiget teinud ja see ei ole üldse nagu mitte ühegi vanema süüdistamiseks, sest lapsed ise nagu ka teevad järeldusi, mis ei ole nagu tõesed alati. Et nad teevad nagu hästi mustvalgelt iseenda kohta selle järelduse. Aga kui on see dünaamika sees, et ma olen teinud järelduse, et mind ei armastata või et mind tõrjutakse, siis ma otsingi sellist inimest, kes nagu kinnitab mulle seda, et jah, see on tõde. See on väga ilus, et sa tõid selle valejärelduste tegemise sisse, et see on üks teema, mida ma olen ka hästi palju oma töös jälginud, on see, et inimesed võtavad faktid, aga faktide põhjal tehakse valejäreldust, nagu sa ütlesid, et mustvalge, et selle asemel, et näha, et ema tahtis ka vahepeal lihtsalt puhata, siis ma arvan, et ema üldse ei hoolinudki või ei olnud, teda ei huvitanud, mida mina tunnen, et see väsimusest ja kiirustamisest need tekkinud mustrid ja sealt valejärelduste tegemine on, ma arvan, väga paljudes suhetes üks põhiline selline konflikti alus, mis ongi valeinformatsioon. Et see, et ei ole kogu aeg aega, ei tähenda seda, et ei armasta, vaid seda, et lihtsalt kogu aeg ei ole aega. Et aga muidugi rännakuteraapia on ideaalne, et sinna täitsa algpõhjusteni välja jõuda ja neid tõesti nagu võililli juuripidi välja juurida, mitte ainult pealseid rapsida. Aga võib-olla on ka see, on sul mingisugune praktika, et inimene saaks ise õppida neid vaatama tagasi, et kust asjad pärinevad või et saab ju ise ka selle uskumuse tegelikult enda sees ümber kirjutada, et võib-olla lihtsalt selline väikene nagu suunis või juhis, et kuidas sa soovitaksid inimesel vaadata neid oma algmustreid? Okei, võime teha ühe väikse sellise harjutuse. Vaatame, mis siit välja tuleb, et kui on võimalik, siis võib oma silmad sulgeda, sellepärast et siis on see kontakt alateadvusega selgem, see väline ei ole nii segav, ei sõida siia sisse. Ja mõtle ühele valdkonnale oma elus, kus sul on praegu väljakutse. On see siis tööl või paarisuhtes või mõnes muus suhte kontekstis või rahateemades või tervise teemas. Ja tule tähelepanuga hästi oma keha sisse ja märka, kuidas see väljakutse sind su kehas tundma paneb. Ja võib-olla sa leiad isegi mõne sõna, mis väljendab seda emotsiooni, mis sa tunned. Ahastus, lootusetus, frustratsioon, rahulolematus, igatsus, üksindus. Juhul, kui sul ei tule mitte ühtegi emotsiooni, siis võib olla, et sa oled oma emotsioonid nii lukku pannud, sest sul ei olnud kunagi turvaline neid tunda, sest siis sai karistada või oli muul põhjusel ohtlik. Ja siis lihtsalt pane käsi oma südamele ja ütle iseenda kõigile osadele. Mul on nii kahju, et sul ei ole turvaline emotsioone tunda.
mul on nii kahju, et su emotsioone oli sinu jaoks liiga palju. mul on nii kahju, et su emotsioone oli nende jaoks liiga palju. kui saad, ütle see kõik kõva häälega välja. mul on nii kahju, et sa ei teadnud, et tunded on turvalised. ja siis märka uuesti, kas su kehas tahab mingi emotsioon üles tulla, kui juba enne oli mõni emotsioon, märka, kas see on muutunud või läinud tugevamaks või muutunud mõneks teiseks emotsiooniks. ja siis küsi endalt, millal varem olen ma ennast samamoodi tundnud ja leia kõige varasem, kõige intensiivsem mälestus. ja kui sul on see mälestus meenunud, siis märka, kui vana sa olid sellel hetkel. ja siis kujutle, kuidas sa paned oma vasaku käe enda sisse ja tõstad selle noorema versiooni enda seest välja, enda vastu. ja sa võid talt küsida, mida sa jäid elu või iseenda kohta uskuma või suhete kohta. ja sosista see välja, ära ainult ütle mõttes seda, vaid sosista see välja. ja võid seda küsimust veel korrata, et mida sa veel jäid uskuma iseenda kohta, teiste inimeste kohta. sa kogesid seda, mida sa kogesid, kui sa kasvasid üles sellises peres, nagu sa kasvasid, siis mida sa jäid uskuma? mis tundus täielik tõde? ja mida su elu on justkui siiamaani kinnitanud sulle? et niimoodi ongi. ja sosista see välja. ja siis vaata seda nooremat iseennast enda ees ja ütle talle kõva häälega või sosistades. mul on nii kahju, et sa jäid seda kõike uskuma. mul on nii kahju, et sa jäid uskuma, et elu ongi selline. mul on nii kahju, et sa jäid uskuma, et midagi paremat ei ole sinu jaoks võimalik. mul on nii kahju, et sa jäid uskuma, et sa oled selle järelikult ära teeninud. mul on nii kahju, et sa hakkasid loogikat otsima seal, kus loogikat ei olnud. mul on nii kahju, et sa pidid selle tähenduse looma iseenda või elu kohta. sest ilma tähenduseta oleks elu veel suurem kaos.
ja ütle talle veel, mul on nii kahju, et sa unustasid ära, kes sa oled. mul on nii kahju, et sa unustasid ära, miks sa tegelikult tuled. mul on nii kahju, et sa unustasid ära, et sinu vajadused on väga olulised. mul on nii kahju, et sa unustasid ära, et kõik sinu vajadused on olulised ja õiged. mul on nii kahju, et sa jäid uskuma, et sinuga on midagi valesti. ma näen sind. ma mõistan sind. ja ma hoian ruumi kõigile sinu tunnetele. sest ma tean, et sina ei ole sinu tunded. ja sina ei ole sinu teod või käitumine. ja isegi kui sa oled käitunud valesti või hoopis saanud ise palju haiget, siis tea, et see, kes sa päriselt oled, on sellest kõigest puutumatu. ja lõpetuseks ütle talle veel, et sul on nüüd turvaline oma kehas kohal olla. nii palju, nagu hetkel on võimalik. ja kui on midagi veel, mis sa tahaksid talle lisada oma sõnadega, siis tee seda. ütle see kõva häälega või sosistades välja. ja ilma, et sa püüaks selle noorema mina valu kuidagi leevendada, kui sa näed veel, et tal on valus või ta on kurb, siis lihtsalt kujutle, kuidas sa kallistad teda, ilma et sa püüaks midagi muuta või parandada. ta ei vaja seda, et keegi tuleks ja püüaks seda korda teha, sest temaga ei ole midagi valesti, ta lihtsalt tunneb emotsioone, kogeb kogemusi. ta tahab lihtsalt olla nähtud selles. sellest piisab. ja kui sa tunned, et sa seda soovid teha, siis sa võid talle teha ettepaneku, et sa aitad nüüd tal meelde tuletada, kes ta päriselt on. et sina leiad nüüd selle koha endas üles. või vähemalt kavatsed leida. ja et tal on sinuga nüüd turvaline. sest sa kavatsed mäletada, kes sa päriselt oled. ja kui sa oled valmis, siis
kallista teda veel kord. Ja siis tõsta ta enda sisse tagasi. Ja märka, kuidas sa ennast nüüd tunned, kas midagi on muutunud. Sa tood tähelepanu keha juurde võrreldes selle varasema hetkega, kui sa oma keha tunnetasid, mis siin praegu on. Ja siin ei ole õiget ega valet. Mitte ükski kogemus ei ole vale, isegi kui siin tuli mõni emotsioon üles, siis see tuli lihtsalt üles sellepärast, et see osa sinust sai aru, et turvaline on nüüd nähtavale tulla. Ja võib-olla hoopis tuli hästi palju kergust või rahu üles, igatepidi on õige. Suur aitäh sulle selle imelise väikse rännaku eest üheskoos ja inimesed, kes seda kuulasid, vaatasid, te olete ka teretulnud siia alla kommenteerima või kui soovite Maritiga ühendust võtta, et siis ka kindlasti paneme need kontaktid siia, et kes tunneb, et mingi suurem teema tuli üles, et siis võib ka muidugi rännakule tulla ja tõesti seda voogu kasutada, et kui midagi nüüd väga pulbitseb, et siis päriselt võttagi see sisemine kutse vastu ja tulla selles kohas tagasi kergendusse läbi selle meetodi. Et nii ilus. Kuidas sinu jaoks Väga ilus kogemus ja nii suur selline tänulikkus tuli selle ma tundsin, et see, kuidas sa jagasid, et see oli ühest küljest nii lihtne ja see muutis kuidagi hästi lihtsaks see arusaamise, et nii see, mis sa ennem seda jagasid, see vale arusaamine lapsepõlves, et kuidas me ehitame identiteedi valedele mõistmistele, et mis iganes, kellelgi oli paha tuju, ütles midagi halvasti ja meie hakkasime seda arvama, et kui tema nii ütles, et siis see peab järelikult tõde olema, sest mina olen väike ja tema on suur. Et ma tundsin nagu sellist hästi ilusat hoitust ja hästi rõõmutunne, et nii tore on lubada neid tundeid tunda, et see on minu jaoks ka olnud selline väga suur õppimine, et sest tunded on nii tugevad vahel, et siis nagu, et aastaid ma üritasin ju noh, ma muidugi enam mingi 15 aastat ei ole alkoholi joonud, aga vanasti ma kasutasingi, ikka oli pits viina või mingisugune triip kuskil või ma olin täiesti selles reaalsuses, sest et mis asja tunne on okei läbi tunda, et sellist asja ei olnud mina varem kuulnud. Et see on nii suur koht, et tõesti minu jaoks oli see nii palju valgust ja nii palju selgust ja kuidagi selline tunne, et ongi vaata see tõeajastu on tulnud. Et seda ma tunnengi sinuga, et sa nii võimsalt tood seda tõe essentsi siia planeedile ja mul on lihtsalt nii suur rõõm olnud alati sinuga rääkida ja mul on sellest tänasest kohtumisest ka nii südamest hea tunne ja kui sul veel on tunne kunagi veel midagi sellist teha, et siis ma väga heal meelel rändaks sinuga sellisel moel veel, et sellest võib olla väga suur abi inimestele, ma tunnen. Ja ma tundsin, et nagu väga paljud, kes seda videot vaatavad, et need sisemised lapsed olid nagu kõik tagasi valguses, et see pilt rõõmustas mind hästi, et see, et inimesed ei ole valed, et see sõnum, et sa ei ole vale selles kohas, ükskõik mida sa koged, sa ei ole vale, sa oled õige ja et ma tean lihtsalt kiirelt ühe näite toon ühelt konstellatsioonipraktikast, kus ma kunagi käisin ja väga paljud inimesed tunnevad ära, et nad sees ei ole valed, aga see, kes seda konstellatsiooni läbi viis, nagu põhimõtteliselt nagu
halvustas, et mis asja sa arvad endast nii hästi, aga tegelikult see minus jäi nagu nii suure nagu vastuoluna, et mis mõttes, et miks ma pean endast halvasti arvama või miks ma pean ennast kuidagi väiksemaks tegema või ühesõnaga, sealt hakkas minul hästi palju see protsess peale, et ma hakkasin vaatama, et kuidas inimesed nagu vaatavad olukordi või et mida siis peetakse õigeks või valeks ja see õige ja vale mäng on ju nii selline osav egomäng ja sinna võib lõputult jäädagi, sest et alati midagi, mis on väga tore, võib olla täiesti vale mingist vaatenurgast vaadates ja midagi, mis on vale, on mingist vaatenurgates vaadates võib-olla nii-öelda õige, et Mhm. ja et see praegu see, kuidas sa seda ruumi lõid ja seda rännakut läbi viisid, siis ma tundsin, et sa tõid nagu tagasi sellesse latte energiasse, et lapsed on valgustunud, täiskasvanud on lihtsalt aidanud seda isiksust vormida kuidagi vastavalt, kas siis jääda valgusesse või tule meiega pimedusse kaasa, et nagu lihtsustatult mul tuli selline visioon. Ja, ja mul tuli selline äh, mõte praegu, mul tulevad need spontaanselt, nagu see meie tänanegi kohtumine tuli nii spontaanselt, et teemaks ei olnud ju kuidagi planeeritud meil. Et see lihtsalt kuidagi nagu hüppas õhku ja siis, et okei, teeme ära. Ja nüüd mul tuli samamoodi, et kui keegi kuulab ja tal tekkis selle põhjal küsimusi Mhm. või tekkis mõnedel inimestel küsimusi, et siis me võime vabalt teha ka sellise küsimuste-vastuste video, sest et nagu ma sulle ka ütlesin, et ma aktiveerun kõige paremini siis, kui keegi mult küsimusi küsib, Jaa, väga et õige. siis saame seda teha. Ja jah, see tõe ajastu on nii ilusti, ma polegi kuulnud, et sellist väljendit, aga see kõlab tõeselt. et tahtsin midagi selle kohta öelda, aga praegu läks peast ära, ju siis ei olnud oluline. aga et jah, et tuli meelde, et see on see ajastu, kui me võtame oma väe tagasi minu jaoks, et kõik need emotsioonid, mis meil on, mis on ebamugavad, aitavad meil oma seda väge tagasi võtta. olgu selleks hirm või häbi või viha, et need on kõik väravad selle juurde, et me saaksime oma väe juurde tagasi tulla, sest me oleme tegelikult väga võimsad loojad, aga me oleme kogu elu uskunud, et meil ei ole seda väge, et me oleme olukordade kuidagi ohvrid, et see, mis maailmas toimub või meie suhetes või kus iganes, et meil pole valikut või et me peame kannatama või et me ei saa, et noh, tekib see vajadus nagu kontrollida ja siis ei saa kontrollida, et tegelikult me saame ise väga palju mõjutada läbi enda oleku, aga selleks on Absoluutselt. vaja sisemist tööd teha ja kui ma nagu tulen ringiga tagasi ja võtan need teemad kokku, et nii see viha teema kui ka see hirmude teema, mida ma täna põgusalt jagasin, ja siis mingid häbiteemad on olnud ja muud sellised asjad, need kõik on aidanud mul tulla järjest rohkem oma väe juurde ja ma kavatsen neid emotsioone järjest rohkem kasutada just selleks, et tulla oma selle loomisväe juurde, sest et me kõik oleme nii palju võimsamad, kui me eales oleme uskunud või lootnud. Absoluutselt ja suur aitäh sulle selle imelise kogemuse ja kohtumise eest ja meil on vist praegu hakkab aeg läbi saama. Et südamest suur aitäh ja õnnistused kõigile ja mulle täna väga-väga meeldis see uskumuste teema väljatoomine veel ja minu südamelt kõikide südametele julgust vaadata, aga mida ma päriselt usun, mida ma tegelikult usun. Sest et see endaga ausus, võib-olla see korraks on nagu ebamugav, et mis asja ma olen ise uskunud enda kohta sihukest asja, seda on vastik tunnistada, see võib olla väga ebameeldiv egole. Aga see tõe läbivaatamine ja julgelt otsustamine, valimine, et ma valin nüüd uutmoodi enda elu luua ja enda uskumuste süsteemi ümber teha, sest see on täiesti võimalik ja selliselt on võimalik väga kiirelt vahetada ajaliine ja tõesti reaalsust muuta hetkega sisuliselt, et julget, siirast endale, ma ei saa öelda otsa vaatamist, aga ennast armastusega vaatamist.
ja enda poolt olemist, et ma olen enda parim sõber, ma olen enda poolt ja ma soovin endale parimat. Südamest suur aitäh sulle, armas Marit, ja õnnistused sulle ja siis rõõmsate taasloomisteni. ja suur aitäh sulle, Stella, Ja tänase sulle ka. kutse eest.